tere, head kuulajad ja vaatajad. Teie ees on selle aasta viimane ajamõõde ja on detsembrikuu. Aasta on lõppemas, kohe-kohe on algamas uus aasta. Ja kui me nüüd vaatame korraks tagasi möödunud aastale, siis me võime kõik näha ja kogeda, et Jumal on äratamas oma rahvast. Jumal on äratamas oma kogudust ja Jumal on liikumas üle kogu maailma. Me võime näha erinevaid selliseid uusi ärkamiskoldeid erinevates paikades ja sellepärast me tahamegi tänase saate pühendada ärkamisele. Me räägime evangelismist, me räägime Jumala liikumistest ja olen külla kutsunud inimesed, kes on isiklikult kogenud seda äratust, kes käivad ärkamises ja siin nad on. Veiko Arumäe, Järvamaa Kristliku Keskuse pastor, Elisabeth Toodo Metodisti kirikust ja Joosep Ringmäe Tallinna Hosianna kogudusest. Tere tulemast! Tere. Ja võib-olla siis alguseks, enne kui me läheme jutuga edasi, võib-olla defineerime natukene seda ärkamise mõistet, et mis see ärkamine siis on. Et mina võib-olla siis kõigepealt alustaks, teeks selle otsa lahti ja ärkamine definitsiooni järgi on unest ärkvele tulemine või üles ärkamine, ärksaks muutumine ja millegi teadvustama hakkamine. Et ma toon sellise hästi lihtsa näite, kui inimene hommikul ärkab ja siis ta teeb oma silmad lahti, tema teadvus ärkab ja ta ärkab uuele päevale. Ja see tähendab, et ta ärkab uutele tegudele, tal on plaanis erinevad tegemised, päev on ära planeeritud, et see ärkamise moment on küll oluline, aga see on ainult üks selline üleminek, et nüüd alles kõik ju algab. Ja võib-olla Veiko, sa räägiksidki, alustaksid, teeksid selle teema praegu lahti, et mida sinu jaoks ärkamine tähendab? Ma usun, et see on piiblis päris selgelt ära defineeritud need asjad ja Jumala sõnas apostel Paulus kirjutab ka efeslaste kogudusele, et ärgake ülesse. Ja ta tegelikult selles kontekstis ütleb midagi väga huvitav, et tundke ära Jumala ajastamine selles ärkamises ja kui nüüd vaadata, mida ta siin mainib, siis ta räägib tegelikult, et saage täis püha vaimu. Et vahel inimesed elavad elu ja nad jätavad Jumala vaimu tegevuse oma elus täiesti kõrvale. Ja sa võid näha seda tegelikult piiblis ka näiteks prohvet Haagai päevil on ju. Jumala rahvas käis koos, on ju, kõik oli kena, kõik oli tore nii-öelda, aga nende elu oli raske tegelikult sel ajal, ütleb, et nad tegelikult see kõik, mis neile tuli, see tuli suure raskuse ja vaevaga. On ju. Ja nüüd Jumal läkitas nende juurde prohveti ja ta ütles, et te ütlete, et praegu ei ole veel aeg tulnud Jehova koda ehitada. Teisisõnu ta tõi neile arusaamise, et ärgake üles, et see aeg, millest te elate, on hoopis teistsugune. Ta ütles, et kuidas, milles asi on nagu, et ütleb, et te igaüks jooksete oma koja järgi, et kuidas seda üles ehitada, eks. Ja siis ta ütles, et minge välja ja ehitage Jehova koda üles, on ju. Ja siis ma tulen ja ma näitan teile oma au, on ju. Ja see viis, kuidas Jumal nii-öelda tõi nende tähelepanu, oli see, et ta läks oma rahva südamesse nii-öelda, kui me räägime nüüd ärkamisest, mis puudutab kristlaskonda, eks. Ta läks nende südametesse ja ta hakkas rääkima nendele ajastamisest, milles me praegu elame. Ja kui sa vaatad tänases kontekstis, tegelikult see oleks see, et me võime ehitada kogu oma tähelepanu, kogu energia panna oma elus selle peale, et ma ei tea, kas olla kuskil hobidega hõivatud või mitte, et seda ei tohiks teha, või et oma kodude ehitamisega või kõik muu on nagu niivõrd tähtis, aga see Jumala koja ehitamine jääb nagu tahaplaanile. Ja see mitte ei ole lihtsalt selline, ütleme, füüsilise hoone üles ehitamine, vaid see on vaimuliku koja üles ehitamine, sest apostel Peetrus rääkis, et me oleme elavad kivid ja ehitugem üles, eks, et Jumal võiks tulla sellesse kotta. Ja kui nüüd see ärkamine tuleb, siis Jumal toob esile selle prohvetliku sõna. Mis asi on see prohvetlik? Prohvetlik toob välja selle, mida Jumal on tänasel päeval just praegu tegemas. Ja kui sa mõtled 1. Korintuse 14, nüüd ütleb, et taodelge armastust ja olge agarad taotlema vaimuandjad ja kõige enam prohvetliku kõne. Miks Jumal ütleb seda kogudusele? Sellepärast kogudus peab teadma, mida ta täna peab tegema. Ja samas vaata, kui Jeesus räägib tähendamissõna ustavusest, siis ta ütleb huvitavat asja, et kui ta tagasi tuleb ühel päeval maa peale,
siis ta vaatab oma sulaste peale ja ta küsib, et ja ta vaatab, et õnnis on see mees, kes annab tema omadele määratud rooga õigel ajal. Mis asi see on? See on see prohvetlik sõna, mis tuleb esile sel ajal, mis äratab ülesse. Ehk see ärkamine toob kaasa sellise uuendatud huvi Jumala järele. Ta nagu toob sellise uue suhte Jumalaga. Et kuidas sina näed, Joosep, ärkamist, et mida see sinu jaoks tähendab? Ja ma hakkasin, kui sa rääkisid Pastor Veiko, siis ma hakkasin mõtlema Apostlite teise peatüki peale, kus ka tegelikult me näeme nagu piiblis sükest eredat näidet ärkamisest, eks ju, kus tegelikult ei oldki mingisugune ülimalt suur mass inimesi, eks ju, 120 inimest ülemises toas, kes seal need alles jäid ja püha vaim langes nende peale. Ja nad said täis püha vaimu. Aga nüüd, mis on see eriline asi või see asi, mis ma tooks välja, on just see, et püha vaim, nad said täidetud sellega, aga nüüd nad ei jätnud seda iseenestele, aga nad läksid välja ja nad jagasid seda teistega. Ja nüüd see, kus Peetrus hakkas jutlustama ja need 3000 inimest lisati koguduse, said päästetud, eks ju. Ja, et seal oli üks julgus, seal oli Jumala sõna kuulutamine aga see algas kõik sellega, et need inimesed olid alistunud Jumalale ja nad tulid sinna, nad pühendasid ennast Jumalale ja nad andsid selle aja Jumalale ja nad ootasid teda ja nad võtsid vastu Jumala käest ja see oli see koht, kus Jumal sai liikuda läbi nende. Ja, et see on selline uuendatud olukord, et me järsku hakkame päriselt ka uskuma Jumala sõna ja see sõna muutub meile elavaks ja tekib selline suurem janu puhtuse ja pühaduse järele. Ma nüüd räägin, mida siis ärkamine kaasa toob endaga, eks ju, et ta nagu tõesti äratab meid ülesse ja minu fookus on olnud ka, et mida siis, et kuna ma ennem ütlesin ka, et see on alles algus, et mille jaoks Jumal meid siis üles äratab, et mis asi see on, et kindlasti ei ole see äratusprotsess või see ärkamise moment nagu kõige tähtsam, ta on küll oluline, aga me ärkame millegi jaoks ja võib-olla pärast hiljem veel siis seda arutame, aga Elisabeth, et mida ärkamine sinu jaoks tähendab? Kuidas sa näed seda? Kuidas sa seda koged oma elus? Minu jaoks ma võin tuua siis nagu oma isikliku tunnistuse või näite, kuidas Jumal mind on äratanud ja kuidas Jumal mind äratab. Et ma arvan, et see on protsess. Et minu arust üks radikaalsemaid muutusi mu elus oli 2 aastat tagasi, kui ma läksin tulelaagrisse ja peale seda Jumal pani minu sisse igatsuse jagada evangeeliumi ja vahepeal on see, et Jumal meie ülesehitamiseks ta annab meile prohvetlikke nägemusi ja pilte ja see on selleks, et meid üles ehitada. Aga üks asi on liikuda vaimus, üks asi on liikuda lihas ja inimlikult me tahaksime kõike kohe tegema hakata. Kui me näeme mingit visiooni või pilti, siis me tahaks kohe ise tegutseda, et jõuda selle ilmutuse või selle tulemuseni. Aga tegelikult Jumalaga koos, mida Piibel ütleb ka, et me peame usaldama Jumalat ja me ei saa käia oma tahtes või oma jõus. Ja nii juhtus ka minuga, et ma läksin ülikooli ja ma täiega tundsin, et ma peaksin olema kuskil mujal, kuid see ei olnud veel õige aeg. Ja selles ajas Jumal kasvataski minu usaldust tema vastu, et ma ei teadnud, mis minuga toimub, aga ma lihtsalt usaldasin, et Jumal avab mulle tee tema ajal ja tema tunnil. Nii ma läksingi kevadel Kambodžasse ja seal reisil Jumal andis mulle järgmise juhise minna missionikooli Ameerikasse ja seal selle 3 kuu jooksul mu elu muutus väga-väga radikaalselt. Aga kuidas sa seda koged või mis täpsemalt on muutunud või kuidas sa koged seda Jumala liikumist oma elus? Nagu Piiblis on räägitud, et me liigume aust ausse, siis oma teekonnal Jumalaga 5 aastat tagasi ma sain päästetud. 2 aastat tagasi ma läksin tulelaagrisse, kus ma sain sellise uue suuna, milles tegutseda, ehk siis evangelismis, evangeliseerimises. Ja siis nüüd Ameerikas ma sain selgemini aru sellest poja seisusest ja ma ütleks seda, et ma sain uuesti sündinud kristlaseks. Et minu elus toimus muutus, kus ma tõesti
sain aru sellest poja meelevallast ja sellest autoriteedist, milles ma tegelikult käin koos Jumalaga. Ja need nii-öelda ärkamise moment oligi võib-olla siis nii-öelda unest ärkamine või siis sellest valepildist, milles ma enne käisin. Et ma käisin varem siis sellises nagu tegudega väljateenimise mentaliteedis, et Jumala armastust välja teenida siis oma jõust. Aga Ameerikas olles ma sain aru, et tegelikult see suhe Jumalaga tähendab olla tegelikult tõesti toetuda täielikult tema peale ja aru saada sellest suhtest, mis meil temaga on. Kui meis elab Jeesus Kristus, elab vägi, siis temas on see vägijõud ja lihtsalt kõik tuleb temast ja alles selles puhkamise momendis me saame teha kõike kirikus, missionitöös ja kõik need teod tulevad alles pärast seda puhkamise momenti. Kõik tuleb sellest suhtest. Ja ärkamine ongi, me nagu ärkame sellele suhtele uut moodi, eks ju, et sa kogesid teistmoodi seda. Täiesti teistmoodi, jah. See just tuletab mulle meelde, et ühte lugu piiblis, kus sa rääkisid see, et puhkamine või hingamine, et seal on üks lugu Esimese kuningate 19, kui ma eksi, räägib Eeliast ja ta oli just konfronteerinud tolleaegset väga õelat valitsust. Ja ta oli hakkama saanud metsiku võiduga sel hetkel, aga ähvardus tuli tema vastu ja ta öeldi, et põhimõtteliselt homme õhtuks sul pead otsast enam ei ole. Ja see mees ütles, et aitab Jehova, ma heidan siia põõsa alla ja ma rohkem ei taha silmi lahti teha. Ja siis ta tundis toidulõhna järsku. Ja see üks ingel oli, ma ei kujuta ette, võib-olla oli kokamüts peas, ma ei tea, vaju põll eest ja tuli ja hakkas kokkama seal. Ja ma kujutan ette, kuidas ta piilub sealt ühe silmaga niimoodi ja siis teeb teise silma lahti, et ei või olla, tead, üks kokkamu silmal. Ja küpsetab talle piruka ja tead, joogi annab ka, mis on siis võrdpõlt sõnast ja mis on võrdpõlt vaimust. Ja ta sööb selle ära. Ja mis ta teeb, ta heidab uuesti pikali, ta astub nii-öelda hingamisse, ta oli raskuse sees ja Jumal samamoodi see on see, et meile tuleb see sõna taevast ja see jook, vaimujook, mis toob meid esmalt hingamise sisse. Nüüd, kui ta on sellesse hingamisse astunud enda sees, enda elus, lebab seal rahulikult, Jumal annab talle uue toidu läbi selle ingli, siis ma ei tea, tuleb ja teeb seal uue koogi, tead. Ja annab selle talle, ta ütleb, ta sööb selle ära, ta joob selle joogi ära ja ta selle rammu najal nii-öelda või varal, ta läheb 40 ööd päeva, liigub edasi. Ja sa võid näha, et kuidas see algul ta oli hingamises ja kui see ajakohane sõna tuleb, millest ma ennem rääkisin seal, kui see tuleb, see andis Eeliale sellise jõu tema sisse, et ta oli võimeline minema sellest kaotuse punktist sinna kohta, kuhu ta pidi jõudma. Nii et see, kui me räägime ärkamisest, siis see sõna, mis tuleb kogudusele või see tuleb Jumala rahvale, see tõstab kõik üles, mitte ainult need, kes on nii-öelda ära kukkunud, need on ka väsinud töötegijad, kes töötavad, ma olen aastakümneid rabanenud, ma enam ei jõua nagu aitab, aga kui see ajakohane sõna tuleb, see on mitte ainult kirjakoht, seal on ka see vaimusisestus, kui selle pauhti inimese sisse, algul ta tuleb hingamisse või rahu sisse enda sees ja nüüd ta ütleb, Jumal, mul on õus jõud minu sees, ma olen võimeline edasi minema, ta tunneb nagu uut jõudu enda sees. Ärkamine toimub nagu Jumala puudutuse tõttu, et kõigepealt Jumal puudutab meid oma armastusega ja siis me alles ärkame, et me ise nagu ärgata on väga keeruline, aga kui Jumal on sind puudutanud, siis kõik nagu ärkab ellu, et võib-olla räägime veel, et mida see ärkamine kaasa toob. Kõigepealt hakkab ju ärkamine ikkagi kogudusest, Jumala rahvast, eks ju, et kui Jumala rahvas ärkab, siis ta hakkab seda Jeesuse võitu ja Jeesuse tööd rakendama ellu ja siis saab juba sealt edasi minna, siis on ka juba ärkamine maailma inimeste seas, uskmatute seas. Aga on sul veel mõni mõte ärkamise suhtes? Ja see, mis sa tõid ka välja, et see algab kogudusest ja ma usun, et see ärkamisega ongi, see nagu levib nagu tuli. Et vahest see võibki algata kas või ühest inimesest ja see üks inimene, kes pressib sisse Jumalasse, kes otsustab pühenduda Jumalale ja kui tema sees see püha vaimu tuli läheb põlema, siis see hakkab nakatama neid, kes on tema ümber näljased. Ja tean, seal on üks ingliskeelne süke huvitav luuletus, vaataja võib selle pärast üles otsida, Lawrence Tribble on selline luuletaja ja ma mäletan neid esimesi ridu, et kui ma nüüd eesti keelde umbes tõlgin, on see niimoodi, et
üks mees, kes siis ärkab üles, äratab oma naabri üles ja siis naaber äratab järgmise naabri üles ja siis see järgmine naaber koos nende kahe mehega, nemad äratavad terve küla üles ja nii see läheb edasi ja edasi ja edasi ja siis seal lõpus on sellised read, et üks mees, kelle silmis on siis nagu päikesetõus või valgus, et temast võib see levida üle terve maailma. Et ma usun, et nagu ärkamisega on just seesama, et kui meie püüame kinni selle, mis Jumal meile annab, igal inimesel on oma see nagu osa, mis Jumal neile annab ja kui me võtame selle oma osa, mis Jumal on meile andnud ja nüüd me teeme selle oma parima, et seda levitada, et seda kuulutada, et seda välja elada, siis see hakkab nagu levima. Piibel ütleb, et Jumala kuningriik on nagu haputaigen ja et kui sa paned selle 3 vaka jahu sisse, siis see paneb kogu selle jahu hapnema ja tegelikult Jumal igatseb seda, et kui meie elame, ütleme, et sa elad kuskil linnas, siis Jumal tegelikult igatseb seda, et sa mõjutaksid seda linna. Kui sinu kogudus on, ütleme siis, ma ei tea, Paides, eks ju, või Jumal igatseb, et see kogudus mõjutaks Paidet, sest et nagu see kirja kohta ütleb, et kui meie oleme nagu see haputaigen, mis pannakse selle jahu sisse, siis me peaks hapnema panema kogu selle ümbruskonna ja ma usun, et see on see, et Jumal tahab, et see ärkamine leviks läbi meie. Absoluutselt. Ja ta saabki levida äratatud inimeste kaudu ja ärkamine ka tihtipeale hakkabki kõigepealt palvest, et on üks või rohkem inimesi, seal mingi grupikene, suured ärkamised ja liikumised on alanud niimoodi, et kõigepealt algab palvest, inimesed igatsevad ja sa nagu iseennast ei saa kratist võtta ja äratada, aga kui Jumal tõesti tuleb ja puudutab, mina olen isiklikult olnud tunnistajaks või kogenud mitmeid ärkamisi ja üks näide näiteks Pensacoolas, et kuna ma elasin Ameerikas, siis ma käisin seal mitmeid kordi ja see tõesti oli ka huvitav, et see oli selline inimestest nagu sõltumatu liikumine, et see oli püha vaimu töö ja see ei olnud kuidagi organiseeritud või nüüd teeme nii, nüüd teeme naa, vaid see vist algaski sellest, et kas oli Steve Hill, evangelist, jutlustas, oli nagu tal selline siis mingi nädalane või krussaad seal ja lihtsalt siis ühel päeval siis ühel koosolekul hakkasid pühavaimu ilmingud seal ja asjad läksid edasi ja siis hakkas rahvas sinna üle maailma, ma ei tea, miljonid vist käisid sealt läbi ja ma mäletan seda atmosfääri, ma mäletan seda, et inimesed võisid olla, seal tõepoolest oli selline särisev atmosfäär, et sa lähed sinna sisse ja kõik on niimoodi, et kõik muu järsku jääb tühiseks. Inimesed on seal, kes ülistab, kes nutab, kes on pikali maas seal tunde, kes naerab ja et selline, et huvitav jah, et ärkamine on ikkagi midagi, mida püha vaim orkestreerib ja toob esile, kui me teda otsime. Tegelikult tuletab jälle ühe loo meelde, kus sa tõid pühast vaimust hakkasid rääkima, et Apostlite teod 18 tegelikult räägib ühest vägevast õpetajast, kelle nimi on Apollos. Piibel ütleb, et ta oli vägev kõnemees, ütleb, et oli tuline vaimus ja õpetas issanda teed õigesti. Ja aga siis teda kuulavad parasjagu seda koosolekut, kus ta siis on, jagab head väga võimas sõnumit ja seal on 2 kinnisvara arendajat, ütleme täna me juba mõistest Aquila ja Priscilla, aga need inimesed on Apostel Paulusega nii-öelda ühendatud ja Apostel Paulus on see mees, kes kannab just seda värsket tuld sel ajajärgul ja nad kuulevad seda meest seal ja ma kujutan ette, et see mees ja naine vaatavad teineteise peale ja ütlevad, see on väga hea sõna, mis ta jagab, see on väga hea sõna, aga tead, mulle tundub, et ta ei ole püha vaimuga veel täidetud ja nad tundsid ära, et seal on mingi dimensiooni vahe. Ja Piibel ütleb, et nad läksid pärast tema juurde, hakkasid rääkima, seletasid talle issanda tee selgemini ära. Teisisõnu, see mees sai täis püha vaimu, ta oli nii alandlik, ta ei öelnud, et tead, ma olen, mis mõttes te tulete mulle siin seletama, tead, ma tean isegi. Ta oli alandlik, ta võttis vastu, ütleb, ja see Apollos
tõi nii-öelda kogudusse väga suurt kasu, on ju. Ja hiljem, kui apostel Paulus 19. peatükus ütleb, et ta leidis 12 jüngrit, kes tundsid ainult siis Johannese ristimist ja ta küsis kohe, mis oli esimene küsimus tema jaoks. See on nüüd mees, kelle läbi Jumal liigub värske liikumisega. Ja esimene küsimus on, kas te olete kuulnud pühast vaimust? Ja nüüd ütleb, me ei olegi kuulnud midagi pühast vaimust. See tähendab, et nad olid kuulnud seda vägevat kõnemeest Apollost, on ju, aga nad ei olnud sinnamaani, nende tähelepanu ei olnud üldse püha vaimu peale, sest see ei olnud osa selle mehe elust. Ja nüüd apostel Paulus seletab ära neile veega ristimise, mis viitab Jeesusele, nad saavad veega ristitud ja ta ütleb, pani oma käed nende peale ja nad said täis püha vaimu ja see vaimulik dimensioon, mis toob siis selle tõelise ärkamise meie südamesse, tuli nende eludesse, ütleb, nad hakkasid rääkima teistes keeltes ja nad hakkasid ennustama. Nii et nende elu, nad olid jüngrid, kes olid hästi innukad mehed, et Jumala otsijad, aga Jumal tõi selle vaimuliku dimensiooni sinna nende ellu ja me ei saa oodata suurt vägevat ärkamist, kui me jätame püha vaimu kõrvale või tema tegevuse või nagu sa ennem ütlesid, et me ootame, et tõepoolest ta räägiks või näitaks meile nägemusi. Ja et ärkamine toob nii palju asju kaasa endaga, ta toob meeleparanduse, et ilma meeleparanduseta ka ei ole võimalik nagu edasi minna ja ärgata ja ta nagu taastab ka kogukonna ja nagu sa ütlesid, et kogudus ja Jumala rahvas, me oleme kutsutud mõjutama ja see tähendab, et me peame ise seda elama, me peame ise uskuma. Tuleb siuke uuendatud usk, usuvaim, püha vaim annab meile tõesti sellise uue isegi arusaamise Jumala sõnast. Jumala sõna muutub elavaks. Mida veel ärkamine meiega teeb või kristlastega? Ärkamine toob ka, ma olen mõelnud tihtipeale, et see, et ärkamine jääks püsima, on vaja ka transformatsiooni. Et ärkamine äratab meid nii-öelda sellele Jumala sõnale, ilmutusele, pühavaimu tööle, usule, usk saab uuendatud, aga nüüd on ka meie osa nagu transformeeruda, see Jumal transformeerib meid, me saame uueks oma mõtteviisi poolest, meie vana mina muutub uueks. See on protsess muidugi, aga see on nüüd see ka nagu tingimus või oluline osa, et ärkamine jääks püsima, sest me oleme ju kutsutud tegelikult elama selles ärkamises kogu aeg, mitte et me ärkasime, tegime silmad lahti, läksime, oi kui tore, uus päev ja läheme uuesti unne. Et me oleme tegelikult, et kui me oleme äratatud, siis me peame hoolitsema selle eest, et me saaksime nagu püsida selles ärkamises ja see on midagi, milles me oleme loodud käima. Räägime siis võib-olla sellest ka missionist, et ärkamine kindlasti kohe toodab uusi missionäre. Et evangeliseerimine muutub väga loomulikuks, me muutume julgeks. Sina võib-olla natuke räägiksid, Elisabeth, ka sellest, et mida Jumal on teinud. Sa ütlesid, et sinu ärkamine sai alguse tegelikult missionireisist. Oli nii? Ja siis missionireisist ja siis sa läksid piiblikooli ja siis läksid uuesti missionireisile. Oli nii, eks? Et räägi võib-olla, mida Jumal tegi nii seal kohalike inimestega kui ka sinuga selle reisi jooksul, sest ma arvan, et seal oli siuke mõlemapoolne töö. Jah, peale missionikooli või missionikooli ajal toimus muidugi ka väga palju, sest meie enda kool on hästi siuke teoloogiline ja praktiline. Et meil on hästi tihe graafik, tunde on meil 4 korda nädalas. Ma käin siis Ameerikas missionikoolis. See on Kristus kõigile rahvastele organisatsiooni kool ja me õpime seal Uut ja Vana Testamenti ja meil on hästi palju erinevaid valikkursuseid ja tunde ja ka praktilisi tunde ja kõigil on ka siis nii-öelda praktika, kus nad siis spetsialiseeruvad mingis valdkonnas ja mina teenisin kaasa nii evangeliseerimises kui ka kunstis. Ja evangeliseerimise praktika nägi välja selline, et meil toimusid sellised suuremad krussaadid vaesemates piirkondades, kus inimestel polnud võib-olla raha, et osta toitu või vahepealne jäi puudu enda oma finantsidest.
ja me käisime nädal aega varem, jagasime siis kutseid ja siis toimus laupäeval selline suurem krussaad, kus siis inimesi kutsuti kokku selleks, et siis neile evangeliseerida. Aga me jagasime ka seal toiduaineid ja toitu lihtsalt. Meil olid seal erinevad toidukohad, nagu seal pakuti erinevaid toite, näiteks hotdoge, hamburgereid, suhkruvatti, lastel oli batuudimaja püsti ja see tõesti kutsus inimesi kohale kokku ja kui inimesed jõudsid sinna, siis meid oli umbes mitukümmend nagu missionäri ja me rääkisime siis neile üks-ühele evangeeliumi ja ka jagasime siis nagu mikrofoni kaudu suuremale massile evangeeliumi. Nii et nende laupäevade kaudu tuli nii tihti üle 100 päästetu. Jah, nende missioniaktsioonide kaudu tuli väga palju uusi inimesi päästele ja mis on hästi võimas, et me saime ka nad kõik ühendada siis kogudustega. Ja see on see, mis toimus Ameerikas, aga ma tundsin oma südames, et ma tahaks ikkagi küsida, kas Jumal tahab mind saata kuskile veel ja ma olin oma toas, ma läksin magama ja ma mäletan, et ma küsisin Jumala käest, et Jumal, näita mulle oma südant. Ja mis on hästi oluline ka, kui me tahame teha uusi samme, meil on mingid visioonid, siis küsida, et kus on Jumala süda ja küsida püha vaimult, et kuhu sa mind suunad. Sest siis me teame, et me teeme õiget asja, me teeme seda, mille üle Jumala süda valutab. Ja ta näitas mulle sellist pilti loodusest ja ma olin sellise künka peal. Seal olin mina ja seal oli Jeesus ja Jeesus laatas oma käe niimoodi üle terve selle siis maastiku, ütles, et see kuulub sulle. Ja ma küsisin, et mis see tähendab ja ta rääkis, et see käib Kambodža kohta. Ja juba üsna varsti mul avanes võimalus minna Kambodžasse ja ma olin seal jälle 2 nädalat ja seal oli palju võitlusi, sest see, kui me astume Jumala tahtes ja me võtame maalasid tagasi, mille on kurat enda alla võtnud, siis tegelikult kurat peab kõike teha selleks, et me sinna ei läheks. Ja ma mäletan, et saatan ikka haiguste erinevate probleemide, murede kaudu lihtsalt proovis mind rajalt maha lükata. Mäletan, meil toimus nii palju autoõnnetusi, auto läks katki seal reisi peal. Ma mäletan hästi palju nagu siukseid pahandusi oli, aga see oli nii seda väärt, sellepärast, et tõesti see 6 aega, ma ise olin seal 2 nädalat, aga see organisatsioon Kambodžas oli siis 6 aega. Nad käisid külades, nad käisid noortele jagamas ja tõesti selle 6 aja jooksul kuulis üle 90 000 inimese evangeeliumi. Ja üle 50 000 tegi isikliku dokumenteeritud otsuse. Ja mis on hästi võimas see, et kui tõesti küsida, kus on Jumala süda, siis seal on ärkamine. Ja Kambodžas on praegu ärkamine sellepärast, et riik on olnud nii vastutulelik, see on tegelikult kommunistlik ja budistlik maa. Ja inimesed need riigijuhid on olnud nii avatud, et isegi meil toimus selline suurem krussaad, 3-päevane Kampoti linnas. 2-3 õhtu jooksul tuli rahvast kokku 12 000. Ja mis oli ülivõimas selle ürituse juures oli see, et inimesed üle terve maa said näha, mis toimus Kampotis, sellepärast et rahvusvaheline televisioon oli tulnud sinna filmima kogu krussaadi. Nii et üle 300 000 inimese kuulis evangeeliumi või nägi evangeeliumi siis selle rahvusvahelise telekanali kaudu. Ja tõesti me nägime võimsaid imesid, kuidas Jumal ka tervendas haigeid. Näiteks üks naine sellel krussaadi õhtul jooksis lava peale, ütles, pimedus on kadunud, ma näen. Ja see naine, kes oli olnud aastaid pime, ta sai nägijaks. Igatahes tõesti Jumal tegutses seal võimsalt ja ta tegutseb ka siin võimsalt. Absoluutselt. Väga õige ja nagu ma alguses ütlesin, et Jumal on äratamas rahvast üle kogu maailma ja see on ka võib-olla sellepärast kuidagi väga aktuaalne, et see elu siin on läinud nii, ütleme need jumalatud seadused, kõik, mida siin on vastu võetud, see kristlaste nii-öelda tagakiusamine ja meie
meie väärtuste peal tallamine ja see on nagu noh, igas riigis on seesama, mitte ainult Eestis. Ja see on tõesti pannud meid rohkem Jumalat otsima, et me oleme olnud nagu teatud mõttes kitsikuses ja kõik see, mis toimub meie valitsuses, meie valitsustees, seadusandluses, et see on pannud meid nagu otsima Jumalat ja Jumal on ligi. See, mis Elisabeth rääkis, ma hakkasin just mõtlema selle peale, et kuidas sellistes riikides on tihti see, et seal on palju inimesi, kes on vaesed, kes on haiged, kes võib-olla nad ei ole oma eluga nagu selles nii-öelda mugavuses, kus meie elame siin Eestis ja tihti võib juhtuda see, et kus meie oma mugavuses me nagu muutumegi liiga mugavaks ja kui sa vaatad siin Eestis ümberringi ka ja sa lähed inimeste juurde, hakkad nendega rääkima Jeesusest, siis paljud ütlevad, et mul ei ole vaja, sest et mul on ju kõik olemas, mul on ju raha, mul on ju lapsed, mul on ju perekond, mul on see mugavus. Aga ma usun, et üks kirjakoht, mis Jumal on viimasel ajal hästi nagu kuidagi rääkinud läbi selle, on Mattuse 25. peatükis, kus Jeesus räägib sellest, kuidas ma loen siit samast, see Mattuse 25, 35, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te jootsite mind, ma olin võõras ja te võtsite mind vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite me juurde. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Ja siin tegelikult Jeesus näitab seda, et nagu Elisabeth rääkis ka, et kus on Jumala süda. Jumala süda on tegelikult nendega, kes on vangis, kes on haiged, kes on puuduses, kes on kodutud. Ja kui me läheme selle Jumala südame järele, nende inimeste järele, siis tegelikult me teeme seda otse kui Jeesusele. Ja Jeesus võtab isiklikult seda, kui me kuulutame neile, kes on vajadustes, kui me aitame neid, kes on vajadustes. Ja ma usun seda, et üks nagu jumalik printsiip on see, sa näed seda Jeesuse elus ka, et kui tema kuulutas Jumala sõna ja palvetas inimeste eest, ta läks sinna, kus oli nälg. Ta läks sinna, kus oli igatsus, ta läks sinna, kus inimesed tahtsid teda kuulda. Kui ta ütles isegi oma jüngritele, et kui teid ei võeta vastu, siis pühkige tolm ära ja minge ära sealt linnast. Ja me peaks otsima neid inimesi, kes võtavad Jumala sõna vastu ja kes on näljased selle järele. Ja ma usun, et kui me vaatame, kui me räägime praegu Eestist, siis ma usun, et need on just need inimesed, kes on vajadustes. Sest et tihti need inimesed, kes elavad oma mugavustsoonis, nad on nii sellest lihalikust maailmast nagu sisse võetud ja harjunud sellega. Joosep, ma tahtsingi küsida veel kord üle sinu käest, kuna teie käite ka noored tänavatel evangeliseerimas ja ka Järvamaa kogudus, ma tean, iga laupäev käib, eks ju? Meie ei ole igane laupäev käinud, aga me püüame elada igaüks. See evangelism on elustiil selles mõttes. Et kuidas Eesti inimesed on, me rääkisime siin Kambodžast, sa rääkisid, Elisabeth, inimesed, kes on suurtes raskustes ja vaesuses aga kuidas Eesti inimesed on, kas nad täna on avatumad kui veel aeg tagasi? Ja kindlasti me oleme näinud muutust. Ma mäletan, kuidas 3-4 aastat tagasi see oli ikka nagu süke katsumus vahest inimestega rääkida, eks ju. Ja tihti tegelikult see ongi see, et me jääme nagu kristlastena selle taha kinni, et mis nad arvavad minust. Või et ma ei taha nagu rääkida, sest äkki nad ütlevad midagi pahasti või äkki ma segan neid või mis iganes. Aga tegelikult huvitav on see, et mis Jeesus ütleb, ta ütleb, lõikus on valmis. Ja tegelikult me võiksime justkui inimeste juurde minna ja öelda, et tead, võib-olla sina ei tunne, et sa oled valmis. Võib-olla sina ei tunne, et sa tahaks Jeesust vastu võtta, aga tead, et Jeesus ütles, et lõikus on valmis. Sa oled tegelikult valmis selleks. Ja see on see, et kurat on pimestanud need inimesed ja nad ei näe. Sellepärast me peamegi evangeeliumi neile tooma ja me ei peaks nagu raputatud olema sellest, et mida nüüd inimesed arvavad meist või kui avatud nad on. Meie asi on kuulutada, kuidas inimene vastu võtab ja mida ta sellega teeb. Isegi kui ta hetkel ei võta, siis on seeme, mis läheb idanema ja küll siis õigel ajal püha vaim tuletab meelde ja ta teab, kuhu minna, kuhu
kuhu pöörduda, nii et see tegelikult tagakius peaks olema kristlaste elust osa ja seda on liiga vähe Eestis. Ja me näeme seda apostlite tegudest läbi ja lõhki igal pool. Tagakiusi otsa. Inimesed surid sellepärast, et nad kuulutasid Jeesusest. Ja Eestis see tundub nii kauge asi meie jaoks. Aga tegelikult Jumal on öelnud oma sõnas meile, et see peaks olema meie elust osa. Ja kui me kuulutame Jeesusest ja Paulus räägib sellest, me peaks rõõmustama keset tagakiusu. Ja see, mis inimene arvab või see, kas ta sõimab mul näo täis, vahet pole. Ma kuulutan Jeesus. Kui sa oled äratatud ja see põleb sinu sees, siis sul on täiesti suva, mis reaktsioon seal tuleb. Sa oled teinud oma ülesande, sa oled rõõmus, sa oled, iga kord, kui sa oled sõnakuulelik, siis püha vaim tuleb sinu üle veel suuremal moel ja see tulemus ei ole meie teha, et meie peame oma osa tegema. Ja võib-olla mõtlen ka selle peale, et erinevad ärkamised tulevad väga erinevalt. Et kui me vaatame praegu nüüd seda ärkamist, mis on ka näiteks Ameerikas ja minule tundub, et seal on ärkamine noorte seas ja on ka eliidi seas. Et kuidas teile tundub? Et see ei ole päris niimoodi, et nüüd paneme siin ürituse kokku, vaid see on, et me kristlastena Ameerikas, kui nüüd Ameerikast rääkida, siis Ameerika kogudus on tegelikult ärganud ja nad on ärganud ka sellele, et mõista, mis on Jumala tahe nagu poliitiliselt, et nagu ärganud ka, et me oleme võtnud oma vastutuse poliitiliselt, et me peame minema valima ja minu meelest nüüd, kui see on minu hinnangul see, mis toimus nüüd Charlie Kirki mälestusteenistusel ja natuke tulen veel sammu tagasi, siis Ameerika presidendi kabinet, valitsuskabinet on suures osas koosneb kristlastest ja uuesti sündinud vaimuga täidetud kristlastest. Ja sellel üritusel ka seal kõlas evangeelium niivõrd kõrgete isikute suust ja see läks miljoniteni, sadade miljoniteni, et seda vaadati üle kogu maa ja see ongi ärkamine. Saad aru, et meie ka kogudusena me ärkame, me võtame vastutuse, me valime õiged inimesed valitsusse ja siis Jumal saab ka tegutseda, et need ärkamised on nii erinevad, kuidas Jumal liigub. Et vahest on nii, et ühest grupist algab seal ärkamine, aga praegu ma näen, et see on nagu selline väga kõrgete ja prominentsete inimeste seas Jumal liigub ja tegutseb. Et kuidas sulle tundub? Absoluutselt. Minul kusjuures on olnud selline natukene teistmoodi kogemus. Ma olen saanud rääkida mõnede inimestega, kes on, sa vaatad, tal raha otsas, seisab minu selja taga, ostab seda suurt õltsi sealt. Ma näen, et käsi väriseb niimoodi, tead, et läheb kohe vahule see pudel tal seal sees. Ja ma mõtlen, maksan oma selle veepudeli eest ära, mõtlen, ma lähen välja, ma ootan selle onu ära ja siis saan temaga rääkida. Ma lähen räägin talle Jumalast ja ta ütleb, mul ei ole vaja, mul on kõik eluks vajalik olemas. Ja mõtlesin, et kas sa nagu ei saa aru, et sul on kindlasti vaja nagu, ei taha. Ja samas ma olen saanud rääkida mõne jõuka inimesega ja tead, nad on nii avatud, neil on kõik olemas, nagu sa ütlesid. Kõik sõna otsa mõttes, neil on raha, neil on kõik, midagi on puudu nende elust. Ja nad saavad aru, Jumal on puudu minu elust. Nii et see on selles mõttes huvitav, kuidas Jumal liigub, aga see sõltub, kuidas keegi nii-öelda selle vastu võtab. Ja eile kusjuures olin poes Maxi Marketis, just vaatasin postkaarte ja üks vanem proua seisab minu kõrval, ütleb noormees, väga hea, hästi tundsin ennast, kui ta ütles seda. Noormees, kas te saaksite öelda mulle, mis hinnaga see kaart seal on? Ma ütlesin, kohe piiksutame, vaatame, lasin piuks, ütlesin 1,40, okei, aga see, ütlesin 3,40, oi, liiga kallis. Ja siis mõtlen iseendamisi, näitan talle neid kaarte, et see saa olla juhus, et see naine minu kõrval on siin niimoodi. Ja siis ma pööran ta poole, küsin, et vabandage, et kas teile keegi kunagi on öelnud, et Jumal teid armastab? Ja siis ta mõtles, ei ole. Ma ütlesin, te olete nii kaua maa peal elanud, keegi ei ole teile rääkinud Jumalast. Ei mäleta küll. Siis ma ütlesin, ma kohe täna räägin. Ma ütlesin, miks te seda jõulukaarti ostate? No jõulud. Ma ütlesin, mille pärast need jõulud on? Ja viisin kohe jutu teema Jeesuse sünni peale.
ja rääkisin Jumalale temast. Ja siis ta ütles, kas see on mingi udujutt, mis sa ajad mulle? Ma ütlesin, ei, see ei ole udujutt, see on päris ehte jutt. Pärast oli niimoodi, ma rääkisin talle Jumala armastusest ja me tegime seal samas kaartide ees temaga päästmispalve. See inimene sai päästetud. Ma ütlesin, et te saate kogeda kõige suuremat rõõmu elus, mis teil on olnud enne jõulusid. Ja palusime koos, tegime päästmispalve. Siis ma küsisin, kas teil kuskilt valus ka on? Ja siis hakkas tulema, oi, mul on siit valus, terve nimekiri tuli välja kohe. Ja küsin, kas ma võin paluda? Ja loomulikult palu nüüd kohe minu eest, ja kui see on ikka õige asi või, ma ütlesin, on ikka väga õige asi. Siis palusin tema eest ja tema tervise eest ja täitsa huvitav. Inimene ei olnud, ta oli ligi 80, polnud kuulnudki midagi eriti Jumalast ja seal leti juures ostes kaarte, andis elu Jumalale. Ma kogesin sellist rõõmu nagu, ja nagu ma ütlesin, et see evangeeliumi kuulutamise on nii-öelda, see on elustiil, sa käid, sa oled avatud, ta ütleb, vaata Jumala sõnas, et kingadeks valmidus ja rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Absoluutselt, sa võid olla kuskil leti taga ja su püha vaim annab märku. See inimene seal. Või ei olegi võib-olla üldsegi sobiv, et jätta rahule, võta need kaardid nagu. Siis lõpus oli veel siin niimoodi, et oota, teil on ilusad kaardid, mis hinnaga need on? Ja ma andsin, need olid minule kõrvale pandud. Oi, see mulle meeldib, võttis endale. Ma ütlesin, las olla, tegelikult ma tahtsin endale seda. Aga selline lõbus lõpp oli. Aga ma usun, et tegelikult palvete vili avab uksed inimeste südametesse ja ma mäletan ühte tunnistust aastaid tagasi kuulsin, et kus kohas oli, ma ei mäleta, mis riik see oli, aga see riik oli niimoodi, et see peatee läks nii-öelda 2 riigi vahelt läbi ja ühel pool palvetati ja teisel pool ei palvetatud. Ja see oli huvitav, et kui need missionärid läksid välja, sa oled kuulnud seda lugu tõenäoliselt? Ei, see on väga huvitav lihtsalt, jah. Ja nad läksid, jagasid selles riigis, kus nad tegid eestpalvet, siis päästmatute eest, et Jumala vaim saaks nad kätte. Need inimesed olid väga avatud, võtsid traktaadid vastu, oi, räägi rohkem. Ja nad läksid üle tänavad ja seal oli teise riigi territoorium, nüüd ei, ma ei taha midagi kuulda ja nad täielikult seisid vastu sellele. Nii et ma usun, et see palve tegelikult on päris suur generaator selles, sest kui sa mainisid ennem sõna tagakius, on ju apostel Johannes ja Peetrus, põhimõtteliselt neile öeldakse, et kõik poisid enam ei räägi siin sellest nimest Jeesust, on ju, ja unustage ära ja ähvardasid neid. Ja me ei tea täpselt, kuidas nad need ähvardasid. Võib-olla nende pereliikmeid, võib-olla neid, mida iganes. Öeldi, et rohkem siin ta ei sõida oma autoga, tol ajal ei olnud küll, aga ähvardati. Ja mida nad teevad? Nad lähevad omade juurde. Ja sageli sa näed, võib-olla tänapäeval on võib-olla vaakum sellest omade juurde minekust, kui räägime ärkamisest. On ju. Ja nad lähevad omade juurde, nad räägivad sellest probleemist. Ja nüüd ütlevad, nad ühel nõul hakkavad paluma selle eest. Ja nad paluvad vastukaaluks hoopis, Jumal, anna meile julgust, mida teha, rääkida sinu sõna, siruta oma käsi, et tervenemised, tunnustajad, imeteod sünniksid. Ja mis oli Jumala vastus? Kõik said täis püha vaimu. Ja sõna hakkas jälle levima. Jah, et palve on väga oluline, eks ju, et see nagu valmistab selle atmosfääri ja valmistab inimestes südamed, kui me palvetame, enne kui me läheme välja, siis me saame ka enda sisse selle Jumala armastuse, millega me siis pöördume inimeste poole, et palve. Ja, absoluutselt. Mul tuleb üks lugu meelde juba mitmendat korda, ma siis mõtlen, et räägin. See ei ole minu lugu muidugi, aga see juhtus kuskil... Kui ma ei eksi, nüüd vist oli 1600-ndatel aastatel Iirimaal ja seal oli parasjagu üks siuke väike kogudus ja seal oli kaks vana naist, kes palvetasid. Ja üks vana naine oli minu arust kurt ja teine oli poolpime ja palvetasid koos, kõvad palvenaised ja palvetavad ja ühel päeval neil tuleb südamesse, et vot see evangelist, nad teadsid, ta üle riigi käib, eks ju, see evangelist peab meie kogudusse tulema ja kui tema tuleb, siis hakkab ärkamine. Ja nad võtsid ühendust selle evangelistiga, sel ajal telefoni polnud, eks ju, siis ma ei tea, kuidas nad võtsid, kes kirja teel või kuidas iganes. Ja evangelist ütleb, et ei, et mul on nii kiire, alles aasta pärast saan tulla. Ja naised on okei, aga siis nad panevad jala maha, ütlevad, et tead, see on meie südames, ta tuleb 2 nädala pärast siia. Ja 2 nädala pärast see evangelist oli seal ja Jumal pani talle südamesse ja ta tegi oma koosoleku seal, lõpetas koosoleku ära, nagu ikka, hea koosolek ja kõik hästi. Ja lõpetab koosoleku ära ja midagi justkui nagu väga silmnähtavat pole juhtunud. Ja üks mees tõuseb seal saalis püsti,
kes oli ka palvetamas nende naistega ja hakkab lihtsalt Jumalale kuulutama tema lubadusi ja hakkab hüüdma kõva häälega, Jumal, sa ütlesid, et sa tood jõed kõrbesse, eks ju, sa ütlesid, et sa tood oma vaimu välja valamise ja 20 minutit järjest lihtsalt hüüab Jumala poole seda, et Jumal, sa ütlesid ja ta võtab Jumala sõna nagu tõsiselt, ta võtab, et Jumal, sa ütlesid, sina lubasid, et see tuleb ja siis me seisame selle peal ja selle 20 minuti pärast koguduse uksed tagantpoolt löödi lahti ja seal oli 600 inimest, kes olid tulnud ümberkaudsetest baaridest sinna kogudusse kokku ja kujutad sa ette, et selle aja jooksul, kui see mees hüüdis Jumala poole, püha vaimu patutunnetus tuli nendesse baaridesse seal linna peal sellisel viisil, et kõik need inimesed, kes seal baarides olid, nad tundsid, ma pean praegu kogudusse minema ja meelt parandama ja nad tulid sinna koguduse ukse taha, nad pressisid sinna ennast siin kogudusse sisse niimoodi, et ruumi ei olnud ja see evangelist oli juba kuhugi sinna väljapoole läinud ja nüüd ta üritas sinna kogudusse uuesti sisse saada, et äkki suudame kontrolli saada üle selle koosoleku. Ta ei suutnud sellest inimmassist läbi minna ja seal mõned nad karjusid ja hüüdsid Jumala poole, sest selline patutunnetus oli nende inimeste südamete peal ja nad parandasid meelt seal. Ja seal oli ka grupp inimesi, kes läksid politseijaoskonda meelt parandama oma mingisugustest kuritegudest, mida nad olid teinud. Ja kujutad ette, et selline patutunnetus tuli maailma inimeste peale. Kõik see algas palvest, kahe tädi Pimeda ja Kurdi palvest, eks ju. Ja et palve läbi Jumal liigub ja väga võimas. Ja, aga ma natuke võib-olla tuleks tagasi veel, kui me jõuame puudutada seda momenti, et kui me oleme ärganud, et vaata, paljudele meeldib see selline ärkamise atmosfäär ja noh, kellele ei meeldiks, me naudime seda, seal on selline pühavaimu ligiolu ja hea ülistus ja nagu asjad toimuvad aga siiski me oleme kutsutud, nagu ka sina ütlesid ennem, et valitsema ja muutma seda keskkonda, seda oma maad, oma riiki. Ja et tegelikult see töö alles algab siis, kui me oleme üles äratatud ja mis on see osa nüüd, mida meie peaksime kristlastena tegema? Mis see järgmine asi on? Oskad sa öelda? Tegelikult lähen natukene ajas tagasi kuningas Taabeti juurde. Kuningas Taabet otsis Jumalat, me teame, et ta tahtis ehitada Jumala templit, et Jumal saaks asuda sinna. Ja Jumal ütles talle, sina seda ei tee, aga sinu poeg Saalomon teeb seda. Ja kui ta annab edasi Saalomonile selle mandaadi, siis ta ütleb midagi huvitavat, et Jumala käest on tulnud mulle kõik kõikide ruumide plaanid, projektid ja mitte ainult see, vaid ta ütleb, et kui see teenistus, milline see peab olema kõik seal. Ja me oleme kuulnud kindlasti lugu, kuidas Saalomon, kui see tempel on valmis saanud, kõik siis ühel häälel mängivad pilli, Jumala osadus tuleb kohal, on ju, kui tempel on valmis saanud. Ja mis on tore, et inimesed mängivad ühel häälel, sest kui üks mängiks ühes tuuris ja teine uutuuris, siis sest nad midagi head välja ei tule. Aga seal on üks väga huvitav nüanss on see, et mitte see tempel väliselt ei saanud ainult valmis, vaid seal sai ka see tegevus valmis täpselt nii, nagu Jumal oli ettekirjutuse andnud. Ja sellepärast, kui Seeba kuninganna tuleb sinna, ta näeb selles Jumala kojas, näeb tegevust ja ta on pahviks löödud, lihtsalt vaatab, vau! Ja nüüd Uue Testamendi ajal tegelikult oli apostel Paulus see, kes ütleb, et inimeste kaudu ei ole see ilmutus mulle tulnud, vaid Jumala käest on mulle tulnud. Ja ta pani selle kirja, nõnda nagu kuningas Taavet pani kirja. Ja kui me tegelikult järgime neid juhiseid, mis on siin apostel Pauluse läbi kogudustele kirjutatud, siis tegelikult me saame ühe tugeva koguduse. Siis kui Jeesus ütles, et see sõna, kui me paneme tähele seda, mida ta on öelnud, siis me saame niivõrd tugevaks, et kui meie vastu tulevad rünnakud, siis me jääme stabiilselt püsima. Need Jumal vajab ühte tugevat kogudust, aga kui sa nagu mainisid seda, et inimesed tahavad seda ärkamistunnet, mõned inimesed, nad ei jõua oma kogudusse tagasi. Nad lähevad, otsivad kogu aeg seda tunnet ja liiguvad ühest kohast teise lihtsalt, aga neil ei ole seda kodubaasi, on ju. Ja kui sa vaadates isegi näiteks
kirjas Tiitusele ja seal oli tegelikult metsik ärkamine läks tol ajal lahti, kui Paulus kirjutab sellest, on ju. Ja üks asi, mida ta ütleb teha, ütleb Tiitusele tegelikult laiendatud tõlge, ütleb, et sa lõpetaksid töö, mida meie koos alustasime ja mida nad alustasid, nad hakkasid rajama kogudusi täpselt just nimelt, et Jumal saaks läbi koguduste hakata ühiskonnas tegutsema. Ja kui sa vaatad näiteks Ilmutuse raamatus, kui ta kirjutab need kirjad kogudustele, siis tegelikult kõik need kogudused on võtmelinnades ühe suure tolleaegse põhimaantee ääres. Ja kui siis Jeesus annab selle nii-öelda selle sõnumi neile edasi, see oli konkreetselt, mida need kogudused vajasid. Nii et me näeme, et Jumal tahab tegelikult oma kogudust tugevaks teha ja et inimesed oleksid osa sellest, sest ta ütles, ma ehitan oma kogudust ja surmavalla väravad ei võida seda. Aga me ei saa seda, kui me teeme omast, ma ei tea, mingist ideest seda, siis see ei pea vastu. Sest Johannes ütles, et maailmas on silmaimu, lihaimu, elukõrkus ja kui see ei ole ehitatud nõnda, nagu Jumal tahab seda struktuuri paika panna, siis täpselt need asjad on, mis tõmbavad inimesi kogudusest välja. Silmaimu, lihaimu ja ülbus ja uhkus. Nii et see on üks asi, mis ma usun, et peab olema, et inimestel peab olema see oma kodukogudus ja tegelikult ka selline, ütleme, see ärkamise tuli, mille me saame siis. Me peaksime selle viima oma kodukogudusse tagasi. Et samamoodi ma olen olnud koosolekutel, kus kohas ma olen nii täis püha vaimu saanud, ja täiesti erineval ma olen küll täis saanud ja kogenud, et Jumal on mu sees midagi teinud, aga see igatsus, mis mu sees tuleb, et ma tahan minna oma kodukogudusse. Siin on tore olla, aga ma tahan panna kätt külge ja ma tahan teha midagi, et meie kogudus saaks edasi minna, et ka meie kogudus saaks selle tule ja et me võiksime koos nagu edasi minna. Ma arvan, et on jah oluline, et toimuks nagu jumalik struktuur koguduses, et Jumal on andnud armu igaühele tema oma mõõtu järgi ja ta on andnud meile mingites spetsiifilistes kohtades ja kui me liigume väljaspool enda andi või siis seda Jumala poolt määratud ülesannet, plaani, tahet, siis me tegelikult põleme läbi. Ja mis on ka oluline, on see, et isegi kui me võib-olla ei nõustu mingite juhtidega, siis tõesti alluda. Et tõesti alluda ja palves kanda need probleemid Jumala ette. Et tõesti juhtidele peab alluma, sest siis see struktuur püsib. Kord ja jumalik kord püsib. Et see on vahepeal raske, aga tõesti tuua need nagu mured ja probleemid Jumala ette, kui mingite asjadega me võib-olla oma pastorite või oma õpetajate juhtidega ei nõustu. Et siis kuidas selle palve ette tuua. Ja tõesti usaldada Jumalat, sest tema on see nii-öelda, meis võib olla see tuli, meil võib olla see nii-öelda jumalik nägemus, aga me omast jõust ei suuda midagi muuta. Et tõesti lihtsalt usaldada ja palves tuua kõik asjad Jumala ette ja vaim, kes meis kõigis tegutseb, tegelikult toob selle koguduse ühtseks. Absoluutselt. Sest Jeesus on, Kristus on koguduse pea. Absoluutselt. Meie oleme need nii-öelda liikmed. Täpselt nii. See on huvitav point, mis sa tõid välja, et just see vahest inimestel on neil võib olla siiras nagu tahtmine, et teha midagi, aga nüüd, kui nad näevad, et pastoril on natuke teine visioon või pastor rõhutab mingeid teisi asju, siis neil kohe tekib pahandumine. Aga tegelikult me näeme seda näiteks Naamani loos piiblis, kus Naaman, eks ju, ta oli pidalitabas, tuli prohveti juurde ja nüüd tema ootus oli see, et no nii, äkki prohvet paneb mulle sinna punase vaiba, eks ju, tuleb sinna ja viipab oma käega taeva poole, siis ma saan terveks, eks ju. Tal oli mingi ettekujutlus sellest, eks ju, kuidas tema saab terveks. Aga siis seda ei juhtunud, sest prohvet saatis lihtsalt oma teenri sinna, avas ukse ja ütles, et mine sinna Jordani jõkke, kasta ennast 7 korda, eks ju, siis saab terveks. Ja ta solvus selle peale, sest et talle ei meeldinud see, kuidas Jumal tahtis talle imet tuua. Nüüd ta läheb tagasi oma koju ja siis tema mehed ütlevad, kuule, see ei ole ju midagi rasket, eks ju, tee see asi ära. Ja ta alandab ennast ja otsustab, okei, ma teen nii, nagu Jumal ütles ja ta teeb seda ja ta saab oma ime. Ja vahest inimesed ka, neile võib-olla nad ootavad, et midagi nagu sellist neid ülendatavat tehakse, eks ju, nende koguduses, et neid pannakse jutlustama või neid pannakse sinna kantsli taha. Aga vahest on vaja lihtsalt ennast alandada ja öelda, et Jumal, ma usaldan sind, ma kasvan sinus ja nagu üks piibellik printsiip on ka see, et Jumala võidmine teeb meile ruumi. Me ei pea ise ennast ülendama. Kui meie alandame ennast, siis Jumal ülendab meid ja me lihtsalt usaldame Jumalat ja meie südames võib põleda üks ja teine asi, aga
aga lihtsalt läheme selle koguduse visiooniga nagu edasi, kuhu Jumal meid on pannud ja usaldame, et Jumal toob meid õigel ajal nagu sinna kohta. Lisan veel ühe asja, miks Jumal ka seda teeb, et olla kasutatud Jumala poolt. Me peame olema alandlikud just nimelt püha vaimule. Et inimesed, keda Jumal on võimsalt kasutanud, kõik ütlevad, ma pean olema alistunud Jumalale, eks ole. Sest see ei teki nagu minust. Ja nüüd, kui ma tulen oma selle mõttega ja see võib olla Jumalast, aga Jumal tahab, et me õpime võidmise peale nagu alistuma sellele, et tema saaks liikuda. Ja sageli ta kasutab koguduse juhte sellepärast, et võidmine on nende peal ja nemad vastutavad kogu selle töö eest ja tegelikult Jumal annab ka neile nii-öelda selle laiema pildi sellest asjast, mitte ainult ühest kitsast asjast. Aga ma usun ka seda, et kui see aeg on küps ja siis tegelikult seal ei ole Jumalal probleemi nii-öelda vabastada inimene ja ta hakkab rääkima juhtidega. Ta hakkab rääkima, ütleb, kuule näed see inimene, et toeta teda või aita teda või et nagu mine julgusta teda ja aita tal välja astuda või kutsuda siia, las ta võtab täna korjanduse. Sa näed, sellised mõtted hakkavad tulema, seepärast see inimene on tegelikult ennast Jumala ees valmistanud. Jah. Et ärkamine toob kaasa nii palju häid asju, ta toob kõigepealt meeleparanduse, ta teeb meid alandlikuks, ta paneb meid mõistma, et meie sõltume Jumalast. Ta avab meile Jumala tahte täiesti uuel viisil, ilmutuslikult, mis on see Jumala tahe meie jaoks. Ta teeb Jumala sõna elavaks. Nii palju häid asju ja tegelikult see on see, mida me igatseme, mida me ootame kõik, mille eest me palvetame ja ma usun, et see, mis on alanud, see, mida Jumal on alustanud, et see läheb edasi. Meie siin stuudios neljakesi oleme väga tänulikud Jumalale sellest, mida ta on tegemas meie eludes ja ka teie eludes ja Eestimaal ja me jätkame palvetamist ärkamise eest. Ma usun, et see kõik on alles alguses ja me näeme sellist suurt pühavaimu väljavalamist. Nagu sa ütlesid, palve on kõige alus, igatsus ja ma usun, et Jumal liigub, me seda näeme. Ja aitäh tulemast külalistele Elisabeth Toodo, Veiko Arumäe ja Joosep Ringmäe. Ja meie kohtume teiega varsti.